Esimene eestikeelne jalgpalliõpik ilmub juba 1909. aastal kirjastuses Teadus. Selle pealkirjaks on jalapallimängu õpetus. On tähelepanuväärne, et õpik ilmub aastal, mida peame oma jalgpalli sünnipäevaks. Raamatus on lugeja silme ette maalitud mängu lühikirjeldus, kusjuures on ära märgitud kõikide liinide ülesanded, kasutades nende tolleaegseid nimetusi. Õpik kirjutab: kummagi partei meeste täielik arv on 11 mängijat ja need on järgmiselt ära jaotatud. 5 tormijooksjat, 3 lihtjooksjat, 2 väravakaitsjat ja 1 väravavaht. Tormijooksjate kohuseks on peale tungimine, kuna väravakaitsjate ja väravavahi ülesanne on väravat kaitsta, et vastased palli sealt läbi lüüa ei saaks. Lihtjooksjatel selle vastu on aga kohuseks nii hästi peale tungimise kui ka värava kaitsmise juures abiks olla. Aga mängija peab mängu algusest kuni lõpuni enda kohust meelest pidama, sest vastasele on see alati võidu kättesaamise kergituseks, kui keegi enda peale võetud kohust unustades tarviliku koha pealt lahkub. Küllap saime aru, kes on kes, ja sel ajal mängitigi 2 kaitsja ehk väravakaitsjaga, 3 poolkaitsja ehk lihtjooksjaga ning 5 edurivimehe ehk tormijooksjaga. Partei tähendas loomulikult meeskonda, mille kohta kasutatakse ka mõisteid gruppe, komando ja jalapallispordi ringkond. Mängijaid nimetatakse muuhulgas jalapallijooksjateks. Värava löömine on inglisepäraselt goali löömine, vastase või koguni vastase värava äravõit.